Tere, head Kagu raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade. Tänase minu saatekülaliseks on Ameerikas elav tubli Eestimaa mees Maik Kalamus. Tere, Maik. Tervitused siitpoolt Ameerika maalt. No ma vaatan, et sul on nii, nagu presidendi kabinet, et seal on raamatuid nii palju, pilte üleval. Et kas see on sinu elamine või oled sa kuskil juba presidendi kantseleis? No see on minu nagu niisugune kontor, kus ma siis nii õpin kui teen kõiki muid asju, nii et Selge. see ei ole presidendi koht veel, ei ole ta. No kevadel käisid sa välja, et sa tahad saada Eesti Vabariigi presidendi. Kas see oli sinu ainumõte või oli sul mingi meeskond taga ja mille peale sa üldse lootsid, et sa oma nime välja käis? Sa oled tubli mees küll ja sobiks väga hästi presidendiks. aga mille peale sa lootsid, kus oli su see mõte, mis annaks realiseerida? No mõte oli tegelikult selline, et kui vaadata neid presidendivalimisi, mis Eestis on olnud, noh siis üldiselt on niimoodi, et ega sinna valitakse siis vastavalt selline võimukuulekas inimene ja muidugi tahtsin nagu juhtida tähelepanu sellele, et kuigi räägitakse meedias, et meie president mitte midagi teha ei saa, tegelikult on tal päris palju võimu ja võimalusi asju muuta, aga keegi nagu ei julge seda teha või ei taha teha ja need, kes sinna etteotsa pandud on, need on nagu pulditrukkis, et ega nad midagi paati kõigutada ei taha. Ma lootsin selle peale, et inimesed tahavad muutust Eestis, eriti kui vaata seda näiteks Delfit Postimeest, kus iga päev hõisatakse, kui hästi Eestis kõik on, kuidas on parim koht lastele, kuidas on parim koht siis ümberasujatele, kuidas majandus läheb juba USA-st mööda ja noh, nii edasi, iga päev kuuleme neid hõiskeid, mis sealt tuleb, et see meenutab mulle nõukaajaga, eriti nõukaaja lõppu, kus televisioon ja meedia olid täiesti siis sassis omadega ja noh, tegelik elu oli hoopis ju midagi muud. Noh, nii ta Eestiski on ja keegi peab sellele tähelepanu juhtima ja ka sellele presidendi võimalustele peab keegi tähelepanu juhtima. Et nagu ma ennem rääkisin seda, et see esimene voor, mis on, noh, seal niikuinii ma kandideerida ei saa. See ei ole mõtet isegi oma aega ja energiat teha, see on nii nagu Mart Helme käis siin mööda laatasid ja üritas saada kokku siis toetusallkirjaga, see ei loe ju mitte midagi. See esimene siis valimisvoor, noh, see on täpselt niimoodi, mida parteid ette panevad. Ja noh, nüüd me näeme, et tubli pioneer Ülle Madise siis tahab saada siis presidendiks. No, et me küll lubasime, et täna Siim Kallast ei räägi, aga noh, Siim Kallas oli just see inimene, kes Ülle Madise siis tõi Riigikokku, tõi siis ametnikuks ja siis koos nad ju tõid sealt Venezuelast selle e-valimised ära, mis on siiani, ütleme, Eesti elu väga tuksi keeranud, Eesti demokraatia tuksi keeranud. Nii et kui vaadata kommunisti tütar, Olev Anton oli ta isa nimi, Olev Anton oli ka üks inimestest, kes töötas siis Tartu täitekomitees juhtival positsioonil. Peale seda oli ta siis inimene, kes aitas kokku panna Eesti põhiseadust. No, ja nüüd tütar jätkab seda tööd tänu sellele, et ta siis e-valimised tõi, oli siis kantsler, põhiseadusliku siis korra tagamise kantsler, kuidas see eesti keeles täpselt oligi, ma ei mäleta, aga põhimõte niimoodi ja ta oli selle koha peal, et jällegi keegi paati ei saaks liigutada. Noh, nüüd lihtsalt malenupud lähevad edasi ja läheb ta presidendi peale. No on selge, et see Eesti, kui nii tehakse, on see Eesti demokraatia surm, et siin ei ole nagu mitte midagi teha. Ja noh, kui siis rahvasaadikud ikka ei tunne seda, et noh, nii enam edasi ei saa, siis ma ei tea, ma arvan, et siin võib krahhiga see asi minna. Aga jällegi, kui see läheb edasi kuni sinna valikokku, no siis tuleb hakata tööd tegema. Ja noh, mitmed plaan B
tegijad ja ka teised on nagu toetust avaldanud, nii et ma arvan, ei tohiks olla probleemi. aga noh, eks seda näeme ja eks seda vaatame, mis siin on ja kui niikaua, kuni rahvas ei saa otse valida, siis pannaksegi sellised inimesed etteotsa, kes on siis väga elukauged ja kes vaatavad ainult enda hüvede järgi ja oma erakondade hüvede järgi. muidugi huvitav on jällegi see, jällegi tuletan meelde Siim Kallast, kes oli siis põhimõtteliselt Eesti ainuvalitseja. tema ju oli see, kes pani hoiupangast surnud inimeste raha tuuri. tema on see inimene, kes Eesti kulla suutis maha parseldada ja osta täiesti mõttetuid Citibanki osakuid. tema küüned olid seal taga, kus 10 miljonit dollarit, 32 miljonit dollarit kadusid. nii et noh, tema oli ikkagi, ütleme niinimetatud nagu ristiisa terve Eesti siis niinimetatud valitsusele ja nüüd, kui tema on läinud, siis võime näha, seal hakkab tekkima selliseid võimujagelemisi, nii nagu ütleme peale Edgar Savisaare surma me nägime, kuidas siis otsiti uusi tuuli, et mida teha. noh, ma arvan, täpselt sama hakkab nüüd reformist toimuma. aga kas midagi muutub? ei tea. enne kui rahvas ei ärka, enne kui rahvas täitsa vaeseks pole tehtud, siis ei lähe midagi paremaks. muidugi jällegi tahtsin seda ütelda, et noh, jälle viimane kord, kui ma räägin Siim Kallasest, sest öeldakse, et miks sa ei räägi midagi ilusat temast. mul endal on mitmed tuttavad, kes Siim Kallase pärast on väga kannatanud, kes on kelle käest on nende sama rahade pettustega oma elutöödest ilma jäänud. nii et neid kannatajaid on väga-väga palju ja kui vaadata e-valimisi, vaadata Eesti majandust, siis noh, neid no kannatajaid, e-valimistest räägime teises osas. jah, et aga ma noh, tulen ikka sinu juurde tagasi, et mulle meeldib see, kui inimene on elus, siis kõik räägivad, mis nad arvavad, aga kui ta on läinud, ma leian, et ei ole mõtet avaldama kaastunnet ja omastele ja jumal temaga. aga ma mõtlen seda, et kui sa kirjutasid, et sa tahad kandideerida presidendiks, oli sul mingi selge plaan ka või sa lihtsalt läksid tuult püüdma? no plaan oli lihtsalt, millest plaan tekkis, oli just see, kui ma hakkasin otsima täpselt, mis on presidendi õigused, sest et meedia ju on kogu aeg rääkinud, et see on täiesti niisugune mõttetu amet, kus midagi teha ei saa, teeks, aga ei saa mitte midagi. no tegelikult õigused on tal ikkagi päris suured. ja räägi meile neist. no me oleme sellest enne rääkinud, aga põhimõtteliselt nad saavad ju, tal on õigus kontrollida iga seaduse siis vastavust põhiseadusega. niimoodi, see on üks suuremaid asju, kui ta homme võtaks välja, et e-valimised, noh, see oli omal ajal määrusega tehtud. ta saaks väga vabalt seda panna siis küsimuse alla, saata kohtusse. noh, neid asju on nii palju, ma arvan, automaksud, kõiksugu maksud, mis tehtud on, ta saaks anda kohtusse, et vaadata, kas see läheb nüüd Eesti põhiseadusega kokku või ei lähe. nagu me aga teame. kas ta homme on siis president, kui ta taolisi asju teeb? sest tema võim on 68 riigikogulase käes. noh, selles mõttes, et sa saad ikkagi algatada ja teha, aga kohtusse saad ikkagi minna ilma Riigikogu kokkuleppeta. see on sinu õigus, kui president oled. nii et tema ongi vastutav selle järgi, et seadused kõik oleksid ikkagi põhiseadusega kooskõlas ja tal on õigus algatada neid uurimisi, kohtuasju just, et vaadata, kas need asjad lähevad paika, nii et see on väga suur võim. teine võim, mis on nüüd käest küll ära antud, aga on põhiseadusega kirjas, on see, et president on Eesti relvavägede pealik ja siis põhimõtteliselt tema peaks juhtima kogu Eesti siis sõjaväge, nii et tema saaks näiteks ära hoida igasuguste Eesti sõjaväelaste saatmise Ukrainasse või siis igasuguste tehingute tegemistega, et Ukraina see sõda nüüd eskaleeruks, nagu nad üritavad teha. nii et noh, ma arvan, et võimu siin ikkagi jagub ja kui tahtmist on, siis saab selle asjaga, noh, selle asjaga aga näidata.
korra segan, kas keegi eelnevatest presidentidest on oma võimu ka tarvitanud, katsunud midagi just teha, mis on õigused talle antud? on neist, kes on olnud võimul, mõni no neist mõte? mina tean seda, et Arnold Rüütel üritas seda e-valimiste asja ja siis panna küsimuse alla, kas ta vastab siis nende nõuetele. aga noh, nagu ma tean, seal mingid, eks igasugused sulid suutsid selle kuidagi ära neutraliseerida, ma ei tea, kuidas. aga noh, niimoodi, et ta üritas vähemalt püüdis midagi teha rahva jaoks. ma mõtlengi seda, et ma olin Arnold Rüütli presidendivalimistega otse seotud, ma olingi see mees, kes tõi tema, nagu öeldakse, toanurgast välja avalikkuse ette ja tegin tohutu töö. muidugi ma ei saanud tänugi, aga hoog tuhja termast. peaasi, et Eesti riik ja rahvas saaks, aga ma mõtlen, et Rahvaliit enamuses ja ka natuke Keskerakonna olidki need, kes Edgari või selle Arnold Rüütli presidendiks tegid ja miks nüüd ma kuulen sinu käest esimest korda, et tol ajal, mil Arnold Rüütel oli president, oleks võinud e-valimist ära kaotada? ja no ma täpselt seda protsessi ei tea, aga ma tean, et ta tegi seal esitisi. ta saatis kirju erinevates suhtes, minu meelest isegi Aleksander Einseliga. ta rääkis sel teemal. nii et noh, selles mõttes, et müts maha, aga siis jällegi noh, näha, kuidas see asi läbi suruti. minu meelest suruti kuidagi määrusega läbi see asi ja noh, nii ta asi läks, et jah, no eks erinevad presidendid on erinevad olnud, aga ma arvan, kõige rohkem on ikka kurja teinud Toomas Hendrik Ilves, et noh, ma ei saa aru, milleks talle siiani seda pensioni makstakse. ma tuleks veel Rüütli juurde tagasi, et Keskerakond, kes täna räägib, et meie ei vaja e-valimisi, ei kasutanud toda juhust ära ja samuti enamus rahvaliitlasi läks sotsidesse eesotsas Kaarel Rüütliga ja miks nemad ei ole seda kasutanud või seda ära lõpetanud, kuigi see võimalus neil on ja täna vehivad nad rusikatega. oi, need on nii halvad, sotsid vähem, aga Keskerakond rohkem. Neil oli see võimalus, miks nad seda siis ei kasutanud, oskad sa vastata? no kui sa mäletad, siis me rääkisime sellisest teemast, et tulevad vaatlejad näiteks USA-st, erinevatest riikidest tulevad meie valimisi vaatlema. ma panin isegi vastava küsitluse Facebooki ülesse. 98% inimestest ütles, et meil on vaja välisvaatlejaid. nii, aga kui ma olen saatnud nüüd erinevad kutsed erinevatele erakondadele, et teeks koostööd nende vaatlejate maale toomisega, siis noh, absoluutselt kõik on vaiksed. see tähendab seda, seal on mingisugune omavaheline kokkulepe ära tehtud, et seda me ei torgi. võib-olla isegi need kohad on ära jagatud, keegi ikka midagi saab seal ja hoiavad suu kinni ja läheb asi edasi. nii et no, minu jaoks oli see tegelikult šokk, et mitte keegi ei taha koostööd teha ja noh, lihtsalt ka mõned lihtsalt mõnitavad, et noh, et mis kasu neist on, et tulevad ja vahivad niisama ja niikuinii on nad liberaalid, niikuinii on nad globalistid, aga noh, väga raske on nendega kellegagi rääkida. noh, silmnähtavalt ma võin ütelda viimase siis enda 3 aasta tegevuse põhjal, et ei taha keegi neid e-valimisi poliitikutest ära lõpetada. inimesed jah, tahavad ära lõpetada, aga poliitikutest nad võivad rääkida suuri sõnu, aga reaalsuses nad ei tee tegelikult mitte midagi. ja üldiselt nad üldse töötavad kogu sellele asjale vastu, kui sa üritad midagi teha. me võime rääkida tehnilistest nüanssidest ja asjadest, aga põhimõte on ikkagi see, et Eesti põhiseaduses ei ole lubatud sellist asja nagu internetivalimisi ja veel vähem siis nädalaajalisi kas see on valimisi. põhiseaduses kirjas või? see on põhiseaduses on kirjas, et valimised peavad olema ühel päeval ja ühetaolised. no kas meil on ühel päeval ja ühetaolised? ei ole ju. noh, sa võid kirjadel hääletada, sa võid internetis hääletada, sa saad kohale minna. noh, need on juba 3 erinevat. ja kui see peab valimised olema pühapäeval, siis igasugused eelhääletamised, noh, vaata Eestis vist on, ma ei tea, kui pikalt see on, nädal aega kindlasti saad sa hääletada, saad veel sadu kordi hääletada.
Noh, see silmnähtavalt läheb Eesti põhiseadusega vastuollu. Ja muidugi üks huvitav asi selle president Ülle Madisega on see, et kas tema vend või abikaasa on Euroopa Liidu siis kohtunik, nii et pole ime, et ütleme, need Euroopa Liidu kohtuasjad sumbuvad ära, kui seal on niisugused liberaalid eesotsas. aga ma mõtlen, et kui sina kevadel pakkusid ennast välja, sa tegid seda omal algatusel või oli sul mingi meeskond ka? Ei, see oli minu enda algatus, sest et kusjuures tuleb ka meeles pidada, et ega need ei ole esimesed ja viimased presidendivalimised. Ja kui Eesti rahval on vaja, siis ma tulen ja teen seda tööd. Ja nagu ma ka ütlesin, kui ma tulen, siis ma teen tasuta, ma ei taha mingisuguseid hüvesid. Ja ka teised presidendid võiksid seda ette näidata, et ei ole mõtet minna sinna raha pärast, sest et kui sa saad ikkagi üle 10 000 euro palka, mis ta on isegi 12 000 pluss veel muud hüved, see on isegi juba sama suur või suurem palk, kui on näiteks USA kongressmenidel, mis on maailma kõige võimsam ja suurem riik. Need asjad ei lähe paika omadega ja see on, minnakse sinna põhimõtteliselt ikkagi ainult oma raha teenima, mitte teenima, vaid tasku panema. Ja minu põhimõte on see, et kui järgmised presidendivalimised tulevad, ütleme otsehääletusega, nii et rahvas saab valida. Ma arvan, et šansid ei ole mitte halvad ja siis tasub ka seda asja tõsisemalt võtta, kui antakse võimalus. ei, ma mõtlen, et ma võtan sellest sõnast kinni, sa ütlesid, et sina, Maik Kalamus, oled nõus olema president tasuta. Sa ei ole Loomulikult, pensionär. Sa ei ole pensionär, kus sa raha saad, naine peab sind üleval. kas mõni pensionär saab niisugust raha, millega saab ära elada? Mina küll ei tea seda. Et ma ikkagi tegelen ettevõtlusega, ega ma see ettevõtet kinni ei pane selleks ajaks. Mis ettevõtlus sul on? Me teeme siin kommertskröökide koristusi, põhiliselt siis föderaalmajad ja siis ütleme sõjaväeosad, põhikliendid ja lennujaamad ka, et me koristame neid. Et ma olen koristaja. Kas presidendil võib olla töö või tähendab endal firma? Mõista ei või olla, kui sa seda ise ju selle ajal ei juhi, ma arvan, et ei ole mingi probleem. Selge, väga, need sõbrad, jätke meelde, Maik Kalamus, kui saaks kandideerida ausatel valimistel, siis tema vähemalt teid ei koorma 10 000 palgaga ega 2000 kuuhüvitistega. Tema teeb seda suurest rõõmus ja teie hüvanguks. Aga ma kuulsin, et Kersti Kaljulaid, kes oli meil president, ütles, et kui keegi ei taha, siis tema on nõus, et miks ta sihukese avalduse tegi, kas keegi on talle midagi lubanud või niisama ta tühja tuult ei karga ju. Sa pead aru saama, see on eliidi mõtlemisviis. Ega nad ei mõtlegi seda, et rahvas neid valiks. Valitsusel on vaja lihtsalt panna käpiknukk sinna etteotsa. Selles see asi ongi. Muidugi tahtsin seda palga kohta öelda. Kui sa tähele paned, siis need poliitikud, kes lähevad sinna raha pärast, kes saavad head palka, siis nad hakkavad oma toolist kinni hoidma. Nad hakkavad tegema täpselt niimoodi, nagu neile öeldakse. See on üks suur probleem ja kui vaadata seda, et nüüd ütleme Riigikogu liikmete palgad on ka absurd suured Eestis. Ma võin sulle ausalt ütelda, et on inimesi, kellega ma rääkin, kes on ütelnud, et nii tahaks sinna Riigikokku saada, et kui ma eelmine kord seal olin, siis oli mul hea elu, ma ei pidanud raha pärast muretsema. Kui sa lähed niisuguse mõttega, sellise mõttega lähed valimistele, keda sa siis esindama lähed? Sa lähed ikkagi ainult enda isiklikku hüvesi saama ja mitte siis rahvast esindama. Nii et siin on suur vahe. Kui sa ei ole võimeline sinna kandideerima ja seal olema, palk võib olla ka mingisugune Eesti mõistlik keskmine, mitte 4-kordne palk. Nii et ütleme, kui nad seal paar tuhat kätte saaks, oleks piisavalt.
aga noh, niisugused absurdpalgad ja absurdhüved, noh, see tekitabki korruptsiooni ja niimoodi nad tahavadki toolist kinni hoida, nad ainult mõtlevad seda, et nad saaks oma partei nimekirjas võimalikult etteotsa ja saaks järgmised 4 aastat jalad sirgu lükata. noh, et isegi kui partei läheb kehvasti, siis ega siis neil kehvasti ei lähe. Neil läheb ikka hästi. noh, nii kaugele me olemegi jõudnud, et neid inimesed on muust küsinud juba ennem, et miks sa seda teed? Ütle mulle täpselt, mis kasu sa sellest saad. Ma ei saagi mingit kasu. Selles see mõte ongi. Sa ei tohi olla kasu peal väljas, kui sa tahad midagi ära teha. Ja kui sa hakkad endale midagi tasku ajama, noh, siis sa oled täpselt samal kaugel kui kõik teised poliitikud. Nii et ma leian, et sellepärast ei tohigi poliitikas raha vastu võtta. Ja me polegi võtnud kellegi raha vastu. kas esimese vabariigi aasta ajal, kui Päts oli president, Konstantin Päts, kas siis oli presidendil palk või oli mingi hüvitis? No, ütleme niimoodi, et selliseid hüvitisi Riigikogus ja presidendil ei olnud nii, nagu nad praegult on. Nii palju, kui mina tean, siis ega need rahad ja need ei olnud üldse suured, et suurem osa oli ikkagi tehti tasuta. noh, eriti ka ütleme oma kodukoha kandis ja üldse poliitikat suurem osa tehti tasuta. Need, kellel oli suuremad talud, noh, nad said endale lubada seda, et nad said esindada oma rahvast. Ja ma usun, et neil oli ka omad huvid selles mõttes, et oma kodukanti kaitsta. noh, praegusel hetkel neil Tallinnas Riigikogu inimestel, noh, ma ei tea, kui ma vaatan neid, mille poolt hääletatakse, mis inimesed need on, siis nad on täitsa reaalsusega kontakti ära kaotanud. aga ütleme niimoodi, et kui, kui nüüd 2. septembril on hääletus Riigikogus ja kui proua ei korja 68 häält, praegust on tal 75. et kas sa usud, et asi võib seal Riigikogus ebaõnnestuda esimeses voorus? ma arvan, nad nii hirmsalt kardavad seda ja sellepärast nad seda Ülle Madisseni ette topivadki. Nad kardavad seda, et see võib minna siis valijakogule ja noh, siis on juba raskem neil seda nüüd koos hoida, peab arvestama seda, et kui hakkab president välja tõmbama neid seadusi, mis pole siis põhiseadusega kooskõlas, siis kogu see kaardimajakiku võib kokku kukkuda ja seda nad ka kardavad. et noh, ma arvan, et nad nui neljaks üritavad läbi suruda. noh, kuigi nad teavad, et Ülle Madise ei ole nii populaarne nagu Postimees ja Delfi üritavad ütelda rahva seas, ta ei ole populaarne. aga noh, näed, nii see Eesti asi on, et noh, ei ole tal mingit mandaati. ja kui nüüd ma kordan sinu sõnu, et presidendil on, mina ei ole seda põhikirja lugenud, ma pean vabandama, aga sinu juttu kuuldes, siis presidendil on piisavalt võimalusi ja muuta siis Riigikogu poolt võetud vastu seadusi ja kas tagasi lükata või pidada siis Riigikoguga läbirääkimisi nende siis selle ettepaneku tugevdamiseks või lahjendamiseks. no tal on õigus kohtusse ka minna, nii et see ei ole mingi probleem. et kui ta asjad kohtusse annab, siis need asjad tulevad ka kõik avalikuks, kõik need ka nüansid tulevad avalikuks ja noh, vähemalt saab midagi teha, et ei ole niimoodi, et nüüd mitte midagi ei saa teha, et näed, kahjuks peame edasi niimoodi olema. president peab seda tegema, ta peab ka oma rahvast esindama ja proovima igasuguseid variante, kõiki variante, mis on seadusega talle ette lubatud, et noh, olukorda paremaks muuta ja näiteks ta saab välja kuulutada ka erakorralised valimised. et siin ei oleks mitte midagi imelikku, praegusel hetkel just peakski olema meil erakorralised valimised, kuna valitsusliidu toetus on nii madal, ma arvan, see on vist üks Euroopa madalamaid, mis üldse olla saab. ma arvan, Eesti ajaloos pole kunagi nii madalu toetusega valitsust olnud. aga noh, näed, nad üritavad oma võimu tsementeerida, üritavad kinni hoida seda mõttega ise, sest et kui on vaja uusi kohtunikke määrata, siis seda teeb president. ja noh, loomulikult peab siis president olema oma jope, kes paneb siis
vastava kohtuniku, kes ei lase siis kedagi siis kinni panna vastavalt. Noh, kui vaatame siin neid korruptsiooni asju Eestis, siis ise nad hõikavad, et Eesti on korruptsioonivaba riik maailmas tipptasemel. No, kui me ringi vaatame, siis me ju näeme, mis tegelikkuses toimub. no ütleme, et kui me nüüd seda presidendi kampaaniat veel üle kordame, siis sinu jutust ma sain aru, et vot sinutaolised vabad mehed, kes ei taha isegi palka, vaid on nõus seda tegema Eesti riigi ja tema rahva hüvanguks. Et see ei ole sul lihtsalt selline välja pakutud lause, et endal populaarsust saavutada, vaid see ongi sinu tõeline mõte, ei no see on põhimõte. Selles ongi see põhimõte, jah. põhimõte, et kui sa lähed midagi tegema rahva jaoks, siis sa ei tohi hakata raha vastu võtma, siis automaatselt sa hakkad omalt huulist kinni hoidma, hakkad tegema vastavaid otsuseid, mis sõltuvad sinu sissetulekust. Sest et noh, minu meelest on see nagu elementaarne, et niimoodi peaks see asi toimima ja niimoodi peaksid poliitikud toimima. Aga noh, viimase 30 aastaga on Eestis see asi väga käest ära läinud, et noh, see on isegi niimoodi, kui on parteijuhid ütelnud, et kui ma enne olin ühes parteis, siis öeldi, et see on teema, millest ei tohi rääkida. See, et sa tasuta kuskile, kas siis Riigikokku või kuskile mujale lähed. no ütleme, et sina, Maik Kalamus, kes täna elad Ameerika Ühendriikides juba pikemat aega, oled julge jutuga mees. kas see on tingitud sellest, et sul on tugev USA seljatagune, et kui sa Eestist tuled, siis räägid hoopis teist juttu? Ma arvan, et ma olen kogu aeg rääkinud täpselt seda juttu nagu, mida ma arvan, et inimesed on mulle ka ütelnud seda, et aga, miks sa sellest räägid, miks sa hoia suu kinni. Et ära sellest räägid, see ei ole populaarne. Siis noh, mina mõtlen täpselt nii nagu ma mõtlen ja mind eriti ei huvita, mis teised arvavad. Et noh, sa ei saa olla libedik nagu poliitik, et räägid ainult seda, mida inimesed kuulda tahavad, aga tegelikkuses sa ei tee mitte midagi lõppude lõpuks. Ja siis lubad järgmine kord, et jälle täpselt samasuguseid asju. Et ma arvan, et poliitik peabki, mitte poliitik, ütleme, poliitaktivist peabki olema otsene ja aus ja tegema nii nagu ta ise õigeks arvab, mitte nii nagu partei ette kirjutab või keegi teine või mis on kosher ja mis ei ole kosher. On teemasid, millest tuleb rääkida. Ja ma ei leia, et peaks alati siis selle järgi võtma, mis teised arvavad. kas, kui nüüd ütleme, läheb laiemale ringile, tulevad ka siis kohaliku omavalitsuse esindajad, kas sa tuled siis, proovid uuesti Ja kandideerida? kindlasti. No siis tekibki see võimalus. Ma olen sellest enne rääkinud, et praegult Riigikogus ei ole mitte mingit võimalust, aga no sa ei saa 22 häält. ja, ei noh, nii ta on, et seda oli kohe algusest teada, et Riigikogus ei saa seda, et ainuke variant on valijakogus seda asja teha. Ja noh, valijakogus vähemalt saab ennast tutvustada ja ma arvan, et siis tulebki vaadata järgmiste presidendivalimiste peale või ka noh, Riigikogu valimiste peale. no sa oled nii noor mees, kui palju sul aastaid turjal on? 52 ainult no niimoodi, nii et vähe, no seda ehk ma siis isegi, väga noor mees ja seda julge mees. Ja kas on ilmnenud ka sinutaolisi julgeid mehi, kes on välja käinud, et ma tulen kandideerima, sa tulid välja kohe varakevadel. on veel keegi, tead sa, mina ei tea, kas sina tead, on Eestimaal sihukesi mehi või naisi? ei tea, no üldiselt see on läinud palaganiks ära seal. Hendrik Noorman ja Jan Uuspõld pakuvad ennast välja, noh, see on juba komöödia nagu tipptase, et noh, ma saan aru, et Zelenski sai koomikuna presidendiks, aga noh, arvan, Eestis peaks ikkagi olema niisugune põhimõtetega inimene, keda ei ole võimalik nagu nii lihtsalt ära osta või keda ei ole võimalik ära osta. Sest et noh, vaata, see rahausk on nii suur osadel inimestel. See varjutab nende selle mõtlemise täiesti ära. Ja siis nad ainult mõtlevadki selle peale, kuidas ennast ja sõpru rikkamateks teha. Ja loomulikult kelle arvelt, maksumaksja arvelt, et inimesed peavad aru saama, et igasugused projektid, igasugused pettused, mis Eesti riigis toimunud on, no võtame
nende Covidi vaktsiinide, kus nad halvaks läksid, seal jällegi miljonid läksid vastu taevast, võtame Rail Baltica, mis vist mitte kunagi ei saagi valmis. aga kes seda kinni maksab? seda maksab kinni lõppude lõpuks ikkagi seesama maksumaksja, et maksumaksja peab aru saama sellest, et need maksud lähevadki aina kõrgemaks, mida rohkem seda petetakse ja mida rohkem seal varastatakse üleval eesotsas. et see raha ei tule mitte kuskilt mujalt ja siis, kui võetakse laenu 45 aastaks, siis keegi peab selle tagasi maksma. see tähendab seda, sinu lapsed peavad selle tagasi maksma. see tähendab, sinu lapsed juba, kui nad sünnivad, on nad võlgu põhimõtteliselt. noh, niimoodi, et niimoodi pikalt edasi enam ei saa. ma arvan, et see nüüd lõppmäng tuleb päris kiire ja muutused peavad tulema päris kiired või on siis tõesti Eestiga nagu kõik. selle teema lõpetuseks, et nagu sa ütlesid, et ka mina loodan, et Riigikogus võib-olla veetakse alt seda Ülle Madist ja tast ei saa presidenti, et see läheb laiemale ringile, siis mul on hea meel, et üks julge mees tuleb Ameerikas kohale ja hakkab siis otseselt nende väljaõppinud, sina ei ole ju poliitik. ei ole ja ma ei tahagi olla poliitik. Nii, tuled nagu üks aus puhas leht ja hakkad siis nagu öeldakse, rinde ees nendega võitlema ja sul on see julgus olemas ja sul on ka taskuraha, et sa ei pea kellegi käest küsima, et ma annan pärast tagasi, kui presidendiks saan. ja no täpselt nii. ja noh, eks see Eestis on ka näiteks Riigikontroll, kellega saab ilusti koostööd teha ja on ka teisi ameteid, kellega saab president koostööd teha. ja noh, välja tuua neid nõrku ja kohti ja ütleme otseseid neid rahva raha omastamisi ja kõike muud. nii et neid võimalusi on ja kuskilt otsast tuleb hakata muutma. Neid samu vanu poliitikuid ette valides, nomenklatuuri ette valides ei juhtu mitte midagi. me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli mees USA pinnalt Maik Kalamus. jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus USA-st. et räägime siis, kus sa oled tõesti presidendivalimistel ja tegid sa kõvat reklaami, oled ennast julgelt välja reklaaminud, aga sa oled ka kõvat tööd teinud e-valimiste äralõpetamiseks. me teame, sa oled siin selgitanud, et kui Keskerakond, Isamaa ja EKRE olid võimul, siis oleks võinud need ühe päevaga ära lõpetada, kutsunud valimiskomisjoni esimees enda juurde, ükskõik kas minister või siis peaminister Jüri Ratas. homseks on e-valimised lõpetatud, seda ei tehtud, tehti mingi ametikoht, see Kuusik või mis ta nimi oli. ja siis ajakirjandus sai siis selle teemaga tegeleda, et Kuusik on peksnud oma naist jalaga või parema või vasakuga. pärast selgub, ei ole sinna isegi, ta on ka iga päev naist kallistanud, aga see e-valimiste jant lõpetati sellega ära, et e-valimis kestab tänase päevani. nüüd sa oled teinud kirja, viinud selle USA saatkonda. kas sealt tuleb mingi tulemus või kustub ka see sinna ära? see jällegi kõik oleneb, et noh, e-valimiste koha pealt muidugi noh, kas keegi neid tahabki ära lõpetada, nagu ma ennem ütlesin, see on minu jaoks, ma 3 aastat sellega tegelenud olen, on juba kahtlane ja noh, ütleme need grupid Eestis, kes tegelevad siis e-valimiste vastase võitlusega, noh, tegelevad selle asjaga natukene pahasti ja pahasti selles mõttes, et küll näidatakse vigu, aga sellest mitte midagi ei muutu. noh, me selles mõttes teame ju kõik, et need e-valimised ei ole turvalised, seda, et sinu PIN-koodi kontrollitakse hoopis Rootsis, sinu ID-kaardi PIN-koodi, mis selle firma nimi ongi IDK või midagi taolist. selle omad on siis Telia ja SEB ja nende käes ongi põhimõtteliselt kõikide inimeste, Eesti inimeste PIN-koodid. noh, ennem oli ta nimi ilus sertifitseerimiskeskus, aga no nüüd on neil teine nimi. nii et noh, sa võid ise ette kujutada, siin ei ole midagi nagu rääkidagi, kui see, et programm toodi Venezuelast, Hugo Chavez'i juhendamisel tehtud programm. kas
hääletamine oli kõige enne maailmas oligi Venezuelas või? ja, ja, aga ja kes seal välja mõtles selle? selle mõtles välja just see Hugo Chavez ja ta tegi riikliku firma, mille nimi oli Smartmatic. See Smartmatic sel ajal, kui sealt osteti, oli veel riigifirma. Ta oli Venezuela riigifirma, see, kus Ülle Madise käis ja tõi selle siis Eestisse. Tehti siis Kybernetikaga tehti koostööfirma, kus siis suurem osa aktsiatest muidugi kuulus Smartmaticule, tähendab Venezuela riigifirmale, kommunistlikule. Ja kui sa sealt nüüd edasi vaatad, siis see on ikkagi täielikult suur pettus, mis on viimase 20 aastat Eestiga tehtud. Ja niikaua kuni see e-valimised kestavad, niikaua kõik valimised Eestis on niisugused suhteliselt mõttetud, sest et Manipuleeritavad. ja nad võivad ju kirjutada juurde nii palju hääli, kui tahavad. Eriti kui Rootsi firmadel on ligipääs kõikidele meie PIN-koodidele. Et kas sa usaldaksid? Mina ei usaldaks. See peaks ikkagi, Ammugi. loogiline peaks olema see, et need on ju Eestis kontrollitud, Eesti riigi poolt tehtud asjad, mitte mingi erafirmade. Nii et need asjad on niivõrd sassis omadega ja kuidas neid hääli siis tehakse, seal on ju 2 erinevat serverit, ühes võetakse siis vastu vastavad hääled, siis nad kodeeritakse vastavasse siis andmejadasse, mis siis saadetakse järgmisse serverisse ja kui sealt juba need hääled välja tulevad, siis pole võimalik mitte midagi kontrollida ja muidugi nad ju purustavad kõik need kõvakettad, et jumala eest keegi enam tagantjärgi ei saaks ka kontrollida mitte midagi. Sellepärast ongi, paari nädala pärast on kõvakettad juba puruks pekstud. Ja see ongi täpselt sellepärast, et keegi kunagi võtaks selle uuesti lahti, ütleme, tuleb uus valitsus, võtab, et kuulete, taga vaatame, mis seal siis oli ja kuidas see siis oli, laseme ekspertidel laiali võtta. Seda nad kardavad. Ega see nalja pärast asi ei ole. Mina näiteks ei ole kuulnud riike, kes oma valijasedeleid niimoodi põletavad. Ei, ma mõtlen, et kuidas Ülle Madise oskas minna Venezuelasse Hugo Chavez'i juurde, et lööme käppa, andke meile see siis võimalus hakata ka e-valimisi teostama. Kas nad maksid ka selle eest või? Kes ta sinna saatis, oli seesama Siim Kallas. See ei ole mitte mingit saladus, see on avalik saladus, igaüks võib seda internetist ise otsida. Ja seda oli meil vaja teha just sellepärast, et nad kartsid, et Rahvaliit ja teised saavad, Keskerakond saavad tugevaks, piisavalt tugevaks ja nad kaotavad oma võimu. Seda ei saanud ju juhtuda juba nende eelmiste pettuste pärast. Oleme ausad, ega siis nende petetud rahadega tehtigi Reformierakond. Ega see raha kuskilt mujalt ei tulnud. Ja ainuke erakond Eestis, kes ei ole kunagi kellelegi võlgu, on see Reformierakond, kes ime kombel saab kas kilekottide ja millega saab alati raha. Nii et rahapuudust neil ei ole. Kõik on otsast Ma toon lõpuni. lihtsa näite. Kui ma olin Riigikogus õiguskomisjonis, tõstsin üles, et Swedbanki fondi rahast, ma ei tea, kas seal 60 miljonit või rohkem, et maksab mingi osa. No lõpuks jäeti komisjonis rahule, et küll annab 10, siis on midagi saanud. See hääletati läbi, läks suurde saali, kus oli meil 53 häält, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ja järgi jäi neist 46. Järelikult ei ole seda, kuskilt tuli korraldus, kust tuli korraldus, kellele tuli korraldus, et osa inimesi ei hääletanud ja nii jäigi. Ja nüüd ma vaatan, needsamad mehed pehivad rusikatega, et ma olen ju seda ise näinud, et e-hääletusel tuleb homme päev ära kaotada. Aga kui te olite võimu juures, mis te seda ei teinud, oskad sa ära seletada? Mis ta ikka on, eks vastavalt antikorraldus ja ma arvan, et seal on nagu suuremad sisemängud ja seal on, ütleme, ka rahad, asjad taga. Ja on kapo kindlasti on seal taga, kes siis vastavalt susserdab, sest et ega nemad on ju need, kes tahavad seda, üleval hoida seda Reformierakonda. Ehk nagu Eestis inimesed ütlevad, me tahame teada, kuidas asjad käivad, et see ei ole mingi ime ja miks
miks nad ei tahtnud teha, vot see on suur küsimus, et kui ma seda teemat üles tõstetan, siis ma saan ainult, ütleme, sellise pasarahe kaela, et miks ma EKRE-st nii halvasti räägin. aga noh, vaatame loogiliselt siis, kuna see sel hetkel oli e-valimised määrusega tehtud ainult, oleks võinud siseminister ühe allkirjaga kõik see ära lõpetada ja tahad öelda, et 1,5 aasta jooksul ei olnud tal aega ühte allkirja panna. Ja veel vähem ma usun ja seda, et vaata, nad kus nad tegid eraldi ministri koha ja siis terve ajakirjandus läks selle vaesele Kuusikule kallale ja tehti tema naisepeksjas, kogu ajakirjandus pärast ta suudles iga hommiku naist. aga vaadake, keegi seda korraldas. kui noh, sa ütlesid õieti, mina ei teadnud, aga sa tead, et ühe allkirjaga oleks võinud selle homme päeva ära lõpetada, Jüri Ratas oleks võinud ka. järelikult ei ole kellelgi huvi ja kellel on huvi, see ei pääsegi selle moli juurde. nii ta ongi ja noh, miks see ametikoht tehti, miks see nüüd ministri ette võeti, see on tegelikult tähelepanu eemale juhtimiseks. noh, päris probleemidelt. ja noh, võtta nagu siis ongi see, et võetakse tuli siseministri pealt ära ja pannakse siis tuli kellegi teise peale, keda siis ajakirjandus saab materdada. noh, niisugused need poliitikud on ja miks sellised need poliitikumängud on, et ikkagi enda tagumikku vaadatakse kõige esimesena. ja noh, eks seal kokkulepped ole, ma arvan, et seal on kindlustatud, kui palju siis nendele kohti jagub, et vähemalt oma perekond sisse mahuks. no nii need asjad käivad kahjuks. ei, ma mõtlengi, et järgmise aasta märtsis on valimised ja lihtsad inimesed, kellega ma olen suhelnud, ma käin laatadel ja ütlevad, et no raudselt nüüd võidab Isamaa, et Isamaal on nii palju protsenti hääli ja ja Keskerakonnaga teevad võimu ja võtab EKRE ka punti. siis ma ütlen, et sihukest asja ei juhtu. see Reformierakond võtab serveri laua alt välja ja korraldab asja ära, sa ütlesid, et sellega produtseeritakse hääli ja 2 nädala pärast on need kõik kuvaldaga puruks pestud, need diskid. no nii ta on ja kui sa vaatad selle nüüd Isamaa kohta ja vaatad Reformierakonna kohta, siis alati on niimoodi, kui Reformierakond kaotab populaarsust, siis Isamaa populaarsus tõuseb ja jälle vastupidi, kui Isamaalt lähevad hääled ära, siis lähevad nad ikkagi Reformile. noh, miks see on? ma arvan, et sa ise tead väga hästi, mille pärast see nii on. sest et noh, kui Res Publica loodi, siis need inimesed, kes sinna võeti esindama, olid ju lähikondsed ja noh, nad olid Reformierakonna, ütleme, alluvuses heaks töötanud seal isikute, et need ei tulnud kuskilt tühjast kohast. ja no kommunistid tegidki siis selle Res Publica. noh, seal samamoodi Reinsalu, Urmas Reinsalu, noh, ta töötas ennem Siim Kallasele. nii et sa võid sinna paralleelid tõmmata ja kelle rahadega see Res Publica tehti, oli siis Olari Taal ja Siim Kallas. järjekordselt peame ta nime siin nimetama. aga noh, ja sealt edasi ongi siis saanud tegelikkuses, kui nad ühinesid Isamaaga, aatelised mehed löödi minema. noh, ja siis hakkaski see palagan ja praegult siis mängitaksegi, noh, liberaalid mängivad siis nagu konservatiive, sest et Isamaa ei ole mitte mingi konservatiivne partei, mitte mingi ühegi mõõdupuu järgi. Nad on globalistlik partei, mängivad rahvuslõustega, noh, rahvusega pole see midagi seotud. ja noh, nii ongi, tehakse mängu, tehakse teatrit, et näete, et teil on võimalus. kui Reform ei sobi, võtke, näed, Isamaa, näed, nemad on konservatiivid, ei ole. noh, ja kõik on tegelikult ühe sama katuse all ja lihtsalt käib see teater otsast lõpuni. ja ütleme, et see, et sa sinna need kirja viisid, ütleme, see ei mädane ega idane ja sealt ei tule vist mitte midagi no USA saatkonnas. vaata, kõik asjad võtavad aega ja no ütleme, Roman Pilko suhtes ma olen suhteliselt selline skeptiline, kuigi peab ütlema seda, et kui siin oli Nevski katedraaliga, kui Igor Taro käis välja mõtte, et see tuleb nüüd maha lammutada, ära lõpetada, siis Pilkost oli küll abi
et see olukord ära päästa ja noh, nüüd on see teema maha võetud, et seda hakata lammutama või midagi ümber tegema Nevski katedraaliga, et vene õigusku inimesed, keda on pea 200 000 Eestis, nad saavad ikkagi käia oma usku praktiseerimas. Niimoodi, no vot, et ei saa ütelda, et midagi kasu ei ole ja teine asi on see, et ega USA saatkond ainuke ei ole, kellega me koostööd teeme, me teeme siin erinevate. ma tean, kuidas sind seimati, et sa selle õigeusu kiriku teema üles võtsid, see on väga tark ja vajalik ja kasulik tegevus, sest kiriku ja Jumala vastu minna ei ole kunagi kõige targem tegu. No absoluutselt, no kujutame nüüd ette, kui mulle ei meeldi see, mida paavst räägib, ega siis sellepärast ei minda kirikust ära. Seal kirikus ikkagi käiakse teise põhimõttega, mitte ei käida kummardamas paavsti niimoodi, et noh, ja üldse inimese õigus on uskuda, mida ta ise tahab ja noh, see ei tule riik ütlema, et sina ei tohi seda teha või teist teha, noh, siis mis me oleme parem kui Põhja-Korea. Me oleme täpselt sama kaugel. Räägime natukene ka Ameerika, seal tulevad varsti valimised, Eesti meedia kirjutab mõnuga, et Trump kaotab oma positsiooni siis demokraatidele ja iga eestlane sõimab Trumpi, aga mina ütlen, Trump on tark mees, ta on küll juba eakas mees, aga ta on tark mees. ma saan aru, et ta on väga keerulises olukorras, sest maailmas on juutide võim ja ta oskab seal selles raskes laborantis siiski hakkama saada ja ta on palju halbu asju ära hoidnud, nii et ma hindan Trumpi kui presidenti, kui isiksust. Ja no, eks see ole kriitilise, alati võimalik kedagi siis kritiseerida, aga noh, kas sa ise teeksid paremini, on raske küsimus. Vähemalt number üks asi, piirid pandi kinni. Noh, see oli kõige suurem probleem Ameerikas, neid jooksis üle miljoneid, kümneid miljoneid, kes sealt üle jooksis. Ja noh, loomulikult nad tulid meie siis noh, valdadesse, maakondadesse. Nad töötasid alla miinimumpalga, noh, lõid kõik hinnad sassi kohalikul inimesel, kes noh, teeb rasket tööd, tuleb siis immigrant, kellel ühtegi paberit pole, ütleb, ta teeb siis 3 korda odavamalt. Loomulikult lööb see kõik firmade asjad sassi ja see on ebaaus konkurents. Nemad makse ei maksa, ka taskusse, elavad 10 ühes toas. Noh, see ei ole normaalne ja keegi ei tea, kust kohast nad on tulnud ja mis nad teinud on. Noh, tuletan veel meelde inimestele seda, et kui sa üle piiri jooksed, siis see on automaatselt kriminaalkuritegu. Suurem osa riikides, ma arvan maailmas praktiliselt kõikides riikides on nii. Ja kui sa oled üle jooksnud, siis sa oledki juba kurjategija. Sa ei ole tulnud ametlike teed pidi, sa pole tulnud lennukiga, laevaga, mitte ühtegi märki sinust maas ei ole. Ja siis on ju loogiline, et sind võetakse kinni ja siis saadetakse riigist välja. Teine asi, mis on maksud. Näiteks Ameerikas, noh, ütleme restoranis töötatakse ikkagi sellega, et inimesed annavad tippi, et see on nagu põhiline sissetulek. Ja nüüd on tipid, on siis maksuvabad. Kui sa töötad restoranis, kus iganes, noh, autotöökojas, kui sul antakse tippi, siis sa ei pea selle võrd makse maksma. Nii, kolmas asi on see, üle tundide pealt ei pea makse maksma. Nii et kui sa teed oma 40 tundi ära, aga sa pead tegema ekstra tööd, ütleme, teed 10 tundi veel juurde, siis selle 10 tunni pealt ei lähe sul makse enam. Nii et noh, ütleme, väga lihtne on teda siis maha teha, aga kui vaadata seda, kui palju ta tavalisele ameeriklasele nagu juurde toob ja kui näha siin, siis majandus kasvab. Majandus ei ole seisma jäänud. Noh, ehitatakse uusi maju siin, kortermaju, noh, igal pool on näha, et elu käib. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui vaadata Euroopat, siis Euroopas kõik käib vähikäiku. Siin noh, läheb majandus ülespoole, nii et midagi on ta siis ikkagi õieti teinud. Ja noh, ma ei oleks nii karm. Ja kui vaadata veel näiteks vaktsiine, vaadata neid meditsiini hindasid, asju, mida ta allapoole toob. Noh, ka igasugused ravimite hindu. Noh, siin Ameerikas ju mõni ravim on 10 korda kallim kui Euroopas.
ja nüüd on siis võtab seaduse vastu, et need hinnad peavad kõik täpselt samad olema, mis on Euroopas. Nii et noh, ütleme seda võitu on ikka päris palju ja ma usun, et ei ole need asjad nii lihtsad, kui me arvame. ja ütleme, et väga arukas tegu on tal ka selles, et ta ei sekku Venemaa ega Ukraina sõtta, seepärast et see vallandaks maailmasõja ehk kolmanda maailmasõja, mis lõpeb meie kõigi jaoks siis õhutolmu osakeseks muutumisega. Et inimesed selle peale ei mõtle, nad on lihtsalt, no ma ei oska öelda, kas vägivaldsed või lihtsalt rumalad. Et see on tal tark tegu ja muidugi eestlast maluvihane, Trump kurat ei anna relvi ja Ukrainale, aga väga õieti teeb, seepärast et kui Ukraina või see Euroopa Liit tahab, siis tema sõdigu, aga paistab, et seal ka enam keegi eriti suurt ei taha, mõned üksik on nagu eestlased, lätlased ja leedukad ja vaatasin soomlased ja ma ei tea, nüüd see Poola või Inglismaa uus peaminister on ka läinud tuhinasse, et kas see on nii või ma ei tea, või meie Eesti ajakirjandus seda toob meile. Eks see sõda propageeritakse meil ainult ühe mõttega. See on see jällegi, et maksumaksja raha saaks endale tasku toppida. Kas keegi tõesti arvab, et nad tahavad midagi seal Ukrainas päästa või teha? Ei ole. Ikka on, kõik käib selle peale, et saadame neile relvi, seda me ostame, võtame kuskilt laenu. Lõpuks on nii, nagu nende Saksamaa nende välihaiglatega, kus siis Tsahkna ise pani sealt kõvad käärid vahelt, vahendas seda. Noh, jällegi, ma ei tea, mis kirjutas raha või? no ikka jah, ta vahendas Vahendas. ukrainlane. Noh, et noh, need summad on muidugi suured, mis sellised liiguvad, nii et Euroopa Liit samamoodi, kõik tahavad ainult seda, et seal saaks raha pesta ja oma taskusse pista. Kui näiteks Kaja Kallas tahaks, ta võiks homne päev selle sõja ära lõpetada. Aga noh, kahjuks pole kellelgi huvi, kõikidel on huvi ainult seda, et propageerida, kui lahe on sõda ja kuidas siis saab tappa teist inimest. Noh, minu jaoks on see täiesti vastik. See jutt, mida räägitakse, et oi, et lasime need õhku, seal nii palju tiblasid ja venkusi sai surma, aga neil niinimetatud tiblad ja venkud, neil on oma perekonnad. Milles nemad süüdi on? See on nagu väga primitiivsel tasemel, kuidas see asi on ja see sõjaretoorika ja see ja üldse see ajupesu. Kusjuures siin jällegi oli alles keegi Kaalepi nimeline kirjutas, et Eesti on siis sõjas Venemaaga, aga minu teada ei ole. Ja me ei peakski sekkuma, et üldse mitte ühegi riigi teise sõjategevusse, las nad madistavad oma vahel. Ei, ma mõtlen, et meil on nii palju probleeme, noh, ütleme, et meie peaministergi läks sinna Ukraina 35 aasta juubeliüritusele ja lubas toetada rahaliselt. meil on nii palju probleeme, meil on nii palju haigeid inimesi, meil on nii palju vaeseid inimesi, keda toetada. ja ma saan aru, et kui näed, härra peaminister, kui me võtame selle linna ära, siis kõik seal ümbruses olevad maad on Eesti Vabariigi omad ja hakake seal kulda kaevatama või hõbedat või ma ei tea, või fosforiiti või ma ei tea, mis asja. lihtsalt aitavad selleks, et ma ei tea, noh, või mingit põhjust nagu ei ole, aga see ei ole kamraadi tegevus ka, see on lihtsalt lamba tegevus. See tegevus on, nagu ma ennem ütlesin, kuna majandus on nii kehvas seisus, Eesti peab kogu aeg juurde annama raha, et üldse vee peal püsiks. Noh, see ei ole jätkusuutlik, aga sa ju pead alati näitama, et keegi teine on süüdi. Ja väga lihtne on ju näidata, näed Venemaa pool, näed, nemad on süüdi. Ja siis, kui makse tõstakse, siis öeldakse, noh, see ongi sõjamaks. Et noh, et kas te siis tahate sõjas olla või? Te peate maksma, et sõda ei tuleks. Noh, see on kõik nii tagurpidi, mida nad teevad ja samas nad õrritavad Venemaad. Ja tuletan meelde, et Venemaal on rohkem tuumarelvi kui ühelgi teisel riigil. Noh, kui ma küsisin siin James Garofano käest, kes on juhtiv tegelane Heritage Foundationist, et küsin, kas on üldse selline võimalus, et Venemaa paneb tuumarelvad käiku. Siis ütles, et jah, kui piisavalt nurka lükata,
siis võib see juhtuda vabalt. nii et noh, siis nagu enam võitjat ei ole. ja siis 1000 aasta pärast kohtume, kes ja, kohtub. ja, Kuna aeg hakkab otsa saama, siis ma küsin, et kuivõrd te nüüd eestlased, kes te seal Ameerikas, palju neid on, sa oskad öelda ja kas teil on mingisugune seltsing ka või käite koos ja arutate, et kuidas Eestimaa olukorda päästa, mida annaks teha? See reporter on muidugi Eesti meedia poolt ära ostetud, too ajab plära suust välja, toda ma ei kuula, aga on niisuguseid tõsiseid mehi ka seal ja naisi Ühendriikides, kes muretsevad tõesti Eesti pärast, et meie majandus jookseb praegust alla. see on muidugi hea küsimus, et ma ei tea, kas sina oled kursis sellega, et suurem osa Eesti seltse Ameerikas on finantseeritud Eesti välisministeeriumi poolt. nii et noh, kujuta ette, vaesed eestlased saadavad siis raha siia, kus siis on noh, ütleme parem elujärg ja finantseerivad neid Eesti seltse. no mis sellega toimunud on see, et need suurem osa Eesti seltsidest, kes seal kohapeal on noh täis sotsid, noh kellega ei ole võimalik isegi rääkida, nad on paduliberaalid. kõik, kes on vähegi konservatiivsema mõtlemisega, need lihtsalt süüakse välja. ja nii ongi igasugused Eesti organisatsioonid, kes siin on, noh, see on ikka kohutav, mis siin toimub, ka ajalehed, mis on eestikeelsed ajalehed, need on noh, täpselt nagu Delfi, sellist jura, paska täis, sellist propagandat ja need, kes on konservatiivid, need noh, ütleme niimoodi, ikka hoiavad kokku, aga ega koos kuskil eriti väga ei käi, et lihtsalt noh, kui sa näed, kogu see süsteem on tagurpidi keeratud ja see on Eesti maksumaksja rahaga, mis siin tehtud on. et see lobitööd, mis siin käivad Washington DC-s, kõik on riigi rahadega, kõik on Eesti riigi rahadega tehtud. nii mina et ei saa aru, et aitäh, et sa meile selgitasid, mina pole kuulnudki ja ma ei kujuta ette, inimesed, kes elavad Ameerika Ühendriikides, neil on korralikud palgad ja nad elavad kordades paremini kui meie siin ja Eesti riik oma väikestest vahenditest saadab sinna raha. jah, sain ma õieti noh, aru? täpselt nii on, nii absurdne kogu see asi ongi, aga see ongi tehtud selleks, et oleks oma propagandakanal, et need noh, ei tõstaks pead need võimalikud konservatiivid, kes USA-s on, et noh, neid tehakse, demoniseeritakse kogu aeg, et kui halvad, kui paha on, noh, näiteks siinsamas ajalehtedes, ütleme Eesti ajalehtedes ikka EKRE on ikkagi väga halb. kõik teised, Kaja Kallas väga-väga tubli. noh, see ongi see propaganda, mis käib ja kahjuks see läheb paljudele peale ja osad eestlased ongi sotsid lihtsalt siin, et ma ei tea, nad on Ameerikasse tulnud, on saanud hea järje peale, aga ikkagi on peas sotsid, et noh, ju siis Vene ajast ei olnud küll neile. aga nüüd lõpetus, mida sa ise tahaks meile veel sihukest olulist edasi öelda? oluline on see, et inimesed ikkagi teeksid silmad lahti ja näeksid, mis tegelikkuses ümberringi toimub ja ka ütleksid seda välja, mitte ainult ütleme saunas väiksed õlled sees, vaid see peaks ikkagi niimoodi olema, et tullakse tänavatele. praegusel hetkel ma ei näe ühtegi poliitilist jõudu, kes suudaks rahvast tänavatele tuua ja võib-olla nad ei tahagi, et vanasti EKRE ikkagi tegi neid miitinguid, aga nüüd on see ka vaikseks jäänud. peab midagi juhtuma hakkama, sest et pikalt niimoodi edasi ei saa. võta juba loogika järgi see, et kui sa raha laenad sisse, et riiki käigus hoida, noh, see on nagu, viib ainult ühele asjani, pankrot. selge, aitäh, Ameerika mees Maik Kalamus. oota, sa teed seal mingit teaduslikku tööd ka või? ei tee, ma käin lihtsalt koolis ja harin ennast. selge, seda ka vaja teha ja jah, oled õigel ajal oma selge sõnumiga väljas ja oled julge mees. aga aitäh sulle ja mis kõige tähtsam, suhtleme edasi. tänud kutsumast. ja aitäh teile, head Kagu raadio kuulajad ja Youtube'i vaatamas. see oli Toomas Pauri autorsaade, kus minu saatekülaliseks oli Mait Kalamus. kena päeva jätku.